Hei ja jälle mina Heidi Plumberg siin ja täna on mul selline tore episood, 6 aastat koostööd Mariaga ja Mariad ma olen siis coach'inud, mentorladanud siin 6 aastat. Täna ta pani just väga toreda tagasiside mulle ja mul tuli mõte, et võiks teha kohe podcast'i episoodi selle kohta, et mis siis toimunud on ja kuidas see teekond on olnud. Ja mul on päris palju video tagasiside, kus Maria on hästi selline tore olnud, et ma ütlen, et Maria, kas sa teeks mulle tagasiside selle tulemuse kohta, tolle tulemuse kohta, siis Maria on väga nagu ilusti neid tagasisidesid teinud ja viimane tagasiside, mis just potsatas, on siis tõesti siin mul, ma kohe otsin selle välja siin samal ajal, kui ma siin scrollin ringi, on siis täna 48 minutit tagasi, nii et ma jagan sulle ekraani, et sa näed siis, et siin on väga ilus tagasiside, kus ta ütleb, et soovitab Heidi Plumbergi ja olen osalenud väga paljudel Heidi koolitustel, kursustel ja webinaridel, samuti erasessioonidel. Varsti juba 6 aastat olen kasutanud erinevaid Heidi õpetatud meetodeid, mis on väga tõhusad, aitavad erinevaid blokeeringuid kiirelt murda ja otsuseid teha. Jah, lihastest on ju, mis ma õpetan erinevatel minikoolitustel, nii et kui sina ka tahad lihastesti õppida, siis absoluutselt sa saad seda õppida. Lisaks kõigele olen koolitusel saanud alati väga tugeva positiivse energia, isegi lootuses olukordades nii-öelda uue lootuse, et ka minu jaoks võivad suured muutused võimalikud olla. Ja südamest suur tänu Heidile ja tema tiimile, et ta selliseid koolitusi pakub, erinevaid teemasid alates eraelust kuni äri ehitamiseni välja lahkab. Soovitan kõigile, kes tunnevad kinniolekut või lausa lootusetust. Mõnikord on lahendused ka väga keerulises olukorras lähemal, kui oskame vaadata ja näha, nii et aitäh, Maria, nii ilus tagasiside. Ja see on absoluutselt tõsi, et meil on erinevaid asju siis aja jooksul juhtunud ja ma arvan, et need video tagasiside, mis ma sinuga praegu jagama otsapidi hakkan, siis tegelikult räägivad üsna sedasama keelt, et siin Maria on andnud meil ka intervjuusid erinevaid ja mina olen erinevad, siin on, kui sa mu YouTube'i kanalile Heidi Plumberg tuled, siis sa näed neid videosid ka, et millised mu juuksed on erinevat värvi, erineva pikkusega, milline ma olen, on ju, hoopis teistmoodi, kannan erinevaid riideid, on ju. Nii et siin on üks tore video meil Ma armastan raha ürituselt Tallinnas, nii et head vaatamist ja kuulamist. Maria edulugu rahateema. Ma räägiks siis natuke sellest rahateemist ja et ma olen sellega nüüd aasta jooksul tegelenud. Eelmisel aastal samamoodi jaanuaris istusime siin ja tegelesime rahaplokkidega ja peale selle siis alustasin jaanuaris välimastermandiga, mis andis veel sellist väga suure tõuke sellele tulemusele, mis lõpuks välja tuli. Aga ütleme lühidalt, on see asi nii, et 2018. aastal tegime siis ettevõttega tööd ja see käive, mis mul oli 2018. aastal, ei olnud väga suur, see oli viiekohane, aga see oli algas, oli number, oli 3 sees. Et sellest ma maksin siis oma abikaasale palka, mitte mingi suurt palka, vaid siis miinimumpalka. Ja eesmärk oligi meil sellel aastal siis ka, et me saaksime üle talve siis et ma saaks seda üle talve palka maksta, sest et ma töötan sellisel alal, mis on nagu aina kujundamine ja millel on selline uskumus, et talvel viskad susid püsti ja puhkad. Aga me muutsime selle tegelikult hästi kähku ära, et jaanuaris 2019 tulime peale selline suur projekt, mis selle käibe siis tõstis 3-kordseks jaanuarikuus, mis tegelikult ei ole reaalselt võimalik, mis oli nagu esimene utoopia, mis juhtus tänu siis Heidi koolitustele, tänu siis sellele ärimastermandile, mis mind tegelikult hästi palju edasi arendas, mis mind väga palju edasi viis ja mis tõstis mu nähtavust, sest et 2019 ma hakkasin ise oma eksperdi staatust juba nägema, teised hakkasid mind rohkem nägema. Ma hakkasin tegema iga nädal Facebook live
mis ei oleks olnud aasta varem üldse minu jaoks käitud mõeldav, ei oleks olnud võimalik. Mu mees ütles üks päev, et kui sa oleks öelnud, et nüüd siin Saksamaal Facebook Live tegema, ma oleks mõelnud, et hulluks läinud. Ja nüüd, kui ma viimaste nädalate jooksul, kui ma olen käinud kuskil mingites kohtades, poodides ja mulle tulevad tuttavad inimesed, tuttavad erialainimesed vastu, ütlevad, et Maria, ma vaatasin su videot, nii äge oli, nii tore, et seda teed, et hästi palju tuleb sellist tagasisidet, et sellest on kasu, mida ma teen ja tulevad kliendid, kes tahavad minuga koostööd teha ja hästi palju huvitavaid asju on just sellega juhtunud, et ma olen teinud mingeid väikeseid asju järjepidevalt ja ma tahan seda sellel aastal veel võimendada, veel rohkem teha just neid väikeseid asju, mis ei võta üldse küljest tegelikult. Väga tubli. Kas ma õigesti aru, et su 2020 käive oli kuskil 30 000 eurot siis, jah? 2018 oli umbes 30 000 ja 2019 kokku oli üle 250. Wow. Et see on mingi 8-kordne kasv, et see ei ole reaalselt mõeldav, ei oleks olnud reaalselt mõeldav, kui ma oleksin seda nagu täiesti üksi oma mõistuse järgi teinud. Ja ma arvan, et Maria on ära teinud aplausi. Siin samas kiirete grupis ja kõigidega oma raskuseid ja muresid. Ja tegelikult see on olnud väga tubli töö tulemus, eks ole? Jah, ja see on väga palju mugavust välja astumist olnud, mida seda on ka veel rohkem teha, et teha neid asju, mida sa ei ole harjunud tegema, mõelda, et mis selles nii hullu on. See on tegelikult kõik väga lihtsasti tehta, see on lihtsalt üks mõte ja teisiti mõelda ja on kõigile nagu tehtav. Väga ilus edulugu on ju. Ja ma arvan, et aitäh, Maria. Aitäh. Vau, nii et tõesti, ma ise ka kirjutasin paberile, et 2019 jaanuar Maria liitus ja ma mäletan, et esimene kuu tuli kohe müüki tuli pea 100 000 eurot, nii et pea 3-kordne käive, eelmise aasta käive. Nii et väga vapustav oli ja mis üks uskumuse muutus võib ära teha. Ja ma näitan sulle järgmist edulugu, mis Maria, järgmise video, mis ta pani, et tegelikult samal üritusel juba, kui meil oli see rahaplokkide suur üritus, siis ta jättis ka ühe väikse video tagasiside, kus on ka, nagu sa ütled, edu jätab, eks ole, siis jälgi, on ju, nii et vaatame, kas ma õige video siin mängin sulle. Siin seesama video, nii et ma korraks võtan õigeid faile siin lahti, et sul oleks põnev kuulata. Nii et siin on see eraldi tagasiside, nii et sama kleit on seljas, selle järgi on hea vaadata. Nii. Korraks vaatan, mis ta ei taha siin mängida, aga ma ütlen, et see on väga äge kõike neid asju siin järjest vaadata. Ma täna väga tore on endal ka kuulata kõike. Nii, midagi pärast jonnib see asi, ei taha teile mängida seda videot, aga vaatame, korraks veel proovime. Nii. Ja ma seda ei mängi, aga võtame siis järgmise tagasiside selles mõttes, et siis täna ei pea seda kuulama. Vaatame, kuidas sellega järgmisega läheb. Siin on väga tore enesekindluse väljakutse, mis on ka stardipunktis olemas. Kui sa oled liitunud www.stardi.com, on 14 eurot kuus mu membership, see nüüd kuula siis Maria tagasisidet. Tere, mina Maria siin. Ja selles videos ma jätan oma tagasiside sellele toredale väljakutsele, mis oli taaskord inspireeriv ja kuigi ma olen varasemalt neid live-videoid teinud, siis see väljakutse pani ikkagi mõtlema jällegi natuke teises suunas, avardas, tõi uusi ideid
mille peale ma ise tegelikult veel mõelnud ei ole. Ehk siis ja tegelikult, mis hästi tore oli see, et terve grupp on täis toredaid videoid. Nii palju julgust on see nagu juurde andnud kindlasti ka kõigile neile, kes ei ole veel kunagi videoid teinud. Ehk siis suur tänu Heidile selle põneva väljakutse eest. Selline võistlusmoment on samuti selles grupis sees, mis mulle ka hästi sobib ja hästi meeldib ja tegelikult tegutsema paneb. Patarei saab tühjaks. Ehk siis suur tänu selle toreda väljakutse eest. Oli taaskord hästi selline väljakutse, mis pani tegutsema ja sellise lühikese aja jooksul on tegelikult võimalik väga palju ära teha, kui teha õigeid asju, teha õiges järjekorras ja kui sa üldse tead, mida teha, ehk siis see väga-väga palju loeb. Ma loodan, et kõigile teistele ka väga meeldis see väljakutse ja kohtume juba järgmistel väljakutsetel, järgmistes kohtades ja olegu pütta. Nii et see on ka hästi tore video, onju. Nii et selline tore video, onju, kust tuleb ja ongi näha, kuidas Maria on, onju, nende erinevate videodega ju muutunud, onju. Nii et millegipärast vaatabki, mis siis ongi. Siin on nüüd järgmine aasta siis ka, et Maria siis oli järgmise aasta üritusel. Tere Heidi, mina olen Maria ja ma olen tegelikult sinu kursustel osalenud juba päris mitmel, aga ma olen väga-väga alguses. Ma tahan sulle öelda, et need kursused on mind väga palju aidanud ja üks tõeliselt hea kursus, millel ma osalesin, on sinu produktiivsuse koolitus ja peale seda ma tunnen ja ma näen ka seda tulemust, mis mul tuleb, et see on palju-palju suurem, mis oli enne seda. Et mul on 2 väikest last ja mul on ilmselt nagu sinulgi oli selline uskumus, et ma ei saa nagu 2 väikse lapse kõrvalt üldse nagu midagi suurt teha. Et ainult koristamine, söögi tegemine ja ma ei tea, laste toitmine. Aga nüüd on see nagu täiesti muutunud. Ma olen täiesti usun seda, et ma olen võimeline tegema ka midagi suuremat. Enne kui ma tegin nagu midagi kõrvalt, et mul on oma ettevõtte kõrvalt, enne kui ma tegin midagi kõrvalt, siis oli nagu pingutamine, hästi suur pingutamine, et ma sealt kõrvalt nagu aega võtaks laste kõrvalt, pere, kodu kõrvalt. Aga nüüd on see nagu täiesti lihtsalt tuleb ja lihtsalt on võimalik. Suur aitäh sulle. Aitäh. Nii et tegelikult see oli vist kõige esimene Maria tagasiside mulle, nii et ma ajasin siin natuke järjekorra sassi. Nii et see oli 2018 aastal ilmselt enne, kui ta tuli Äri Mastermindi. Nii et Maria oli aasta erinevaid kursusi tegi ja siis ta tegi selle sammu ja tuli Äri Mastermindi. Ja sina võid ka tulla Äri Mastermindi, uuri www.heidiblumberg.ee Äri Mastermind, onju, mis siis on meie pakkumine. Aga vaatame edasi, mis siis edasi sai, onju. Siin natuke ma olen neid videosid tagasi ajanud, aga siis on veel neid tagasisidesid, sest nagu ma ütlesin, Maria on väga palju olnud väga nõus ja väga tore tal endal ka kindlasti neid videosid vaatasin. Mina olen Maria ja mina osalesin täna teist korda NP nädalavahetusel. Et ma osalesin esimest korda jaanuaris 2019 ja täna on siis september 2019. Ja eelmisest korrast kõik taotlused, mis ma tegin, need on nagu kõik töösse läinud, kõik eesmärgid, mis ma panin. Ma ütlen, et on suures osas ikkagi väga hästi tööle läinud, osad juba saavutatud ja selle NPA nädalavahetuse, miks ta oli nagu teistsugune, ma saingi minna hoopis sügavuti protsessidesse, teha mingeid uusi protsesse ja ma tunnen, et sellist avanemist ja see, et minu jaoks on nüüd palju rohkem võimalik, et see on nagu minuni hästi palju jõudnud just selle nädalavahetusega ja kuigi see raam on ju üks ja sama sellel nädalavahetusel,
siis on ikkagi iga kord, kui sa nagu tuled sellele nädalavahetusele, on võimalik õppida hästi palju uusi asju, sest et sa ise ei ole enam sealsamas kohal, kus sa olid eelmisel korral või kui sa pole siin üldse kunagi käinud, siis soovitan kindlasti, et siin sa saad selliseid kogemusi, mida sa näiteks ei saa kogeda läbi siis videovahenduse, just tunda teiste energiat või teist. Nii et absoluutselt selline koostöö on väga oluline ja nagu sa tead, see oli nüüd see 2019 aasta, kui ta juba oli ärimastermindi liige, ta tuli ka 2-päevase nädalavahetusele minule, et kui sa jälle näed, et ma neid nädalavahetusi teen, on ju, erinevaid uue energia toomise sulle lahtilaskmise nädalavahetusi, ma alati soovitan sul osaleda, sest see ruumikogemus on hoopis teine ja Maria on päris paljudel nüüd siin aastatega käinud, nii et see on ka selline väga tore asi, mida ma teen ja mulle väga meeldib teha, on ju. Nii et veel, kuidas siis on saanud see sissetulek nii suureks, on Maria on teinud korduvalt ka 10 000 10 päevaga väljakutseid, mida meil on tulemas mais sel aastal, www.heidiblumberg.ee kalkulis 10 ja detsembris samamoodi. Nii et siin on üks tagasiside, mis ta on jätnud sellest ajast siis 10 000 10 päevaga, nii et kuulame, mis siin on. Maria räägib. tere, mina olen Maria Palasalu ja ma tahaksin jagada sulle tagasisidet Heidi kursusele või koolitusele 10 päevaga 10 000 eurot. Ja ma olen väga põnevil sellepärast, et see kursus tõi mulle väga lühikese ajaga oluliselt suuremad tulemused, kui ma oleks teinud ise ühes kuus. Just sellepärast, et ma olin väga fokusseeritud nende ülesannete tegemisel, mis Heidi käskis teha. Ja see kursus pani väga hästi energia liikuma, see pani mul enda laiali olevat raha uuesti kokku korjama ja see pani mind ka siis tegutsema, et luua sellist pakkumist, mille pärast ma olen väga põnevil, et pakkudagi välja erinevaid asju ja see tõi mulle päris mitu taipamist, millest ma saan enda edaspidiseks tegevuseks väga palju õppida, kõrva taha panna ja veel paremaks saada. Ehk siis suur aitäh Heidi sulle ja tervele tiimile, et see kursus võimalik oli. Ma juba panin ennast järgmisele kursusele ka kirja, kus see 10 000 10 päevaga tuleb. Mulle meeldib väga see, et sellised kursused on väikeste videotega, konkreetsete ülesannetega, et ei ole pikki tegutsemisi, pikki videoid, et ma saan nagu lühikese ajaga selle asja tehtud ja ma saan nagu aru, mida ma tegema pean. Suur tänu sulle. Tšau. Aitäh. Nii et see on jah, et siin juba oli, ma unustasin öelda ka, et Maria on selle aja jooksul 2 lapse emast saanud, siis 4 lapse emast, emaks, et tegelikult on sündinud ka 2 tüdrukut ja siin kõrval oligi beebide käelt, nii et see on nagu selles mõttes väga äge, et tegelikult sa saad ehitada väga suure ettevõtte tõesti, teha hüppeid siin 30 000-st 250 000-le jätkuvalt. Nii et eelmine aasta oli juba üle 500 000 euro käive, nii et no selles mõttes ei ole nagu ühtegi takistust peale sinu pea ja sa saad teha seda kodust hästi laste kõrvalt. Aga vaatame edasi, mis siis veel ägedaid tagasisidesid on mulle silma jäänud. Nii et siis selline üldine tagasiside, mis ka nagu Mariale, mida rohkem sa neid videosid näed, siis ei ole enam nii perfektsed need videod, et on ka õues näiteks siin üks video, mis ta on mulle saatnud tagasiside. Nii et vaatame seda korraks. Tere Heidi ja tere teised. Mul on väga hea meel, et ma saan teile jagada siin oma tagasisidet. Nagu ma juba terve päev mõtlesin, et mis ma siis jagada tahan. Ja ma tahakski rääkida siis täna teile sellest, et kuidas NPA ja kuidas lihastestimine on siis minu elu mõjutanud, kuidas siis Heidi koolitused on minu elu muutnud. Et kuidas see kõik alguse sai, oli sellest, et umbes aasta tagasi, kuskil septembrikuus 2018, oi tere Anna, aastal 2018 siis ma olin oma väikeste lastega kodus.
suurem laps oli siis aasta tagasi 2 ja siis väiksem oli paarikuune ja ehitasime parasjagu kanamaja ja mõtlesin, et et lapsed magavad, et ma lähen nüüd toon materjali juurde sealt pimedast küüni alt. Ja oli siis selline asi, et ma panin oma telefoni tule kustu ja mõtlesin, et nagunii siit midagi enam ei leia, et ma nüüd siis panen tule kustu, tulen siit, ronin torni selle puuhunniku otsast alla ja hüppasin nagu palgivirna otsast alla ja väänasin oma jala välja. Ja see oli üks murdepunkt, kus ma siis jäin 2 väikse lapse kõrvalt voodisse pikali, sest et välja väänatud jalaga ei ole väga võimalik midagi suurt teha, kui ainult siis voodis lamada. Ja see oli tegelikult väga hea asi minu jaoks, millest ma praegu nagu aru olen saanud tegelikult juba varem. Aga miks see hea oli? Sellepärast, et minuni jõudis siis Heidi uuesti, et ma olin temaga natukene kuskil vilksamisi Facebookis kohtunud, aga mitte piisavalt nii, et ta oleks nagu mulle midagi suurt mõju või tulu toonud. Et ma olen tegelikult selline suht skeptik kõigi asjade osas. Et kui ma mingeid asju teen, siis ma mõtlen ikkagi 100 korda enne läbi. Aga tegelikult ma olen riskivalmis ja siis kui ma voodis olin seal, siis ma hakkasin lugema neid Heidi tagasisidesid sealt lehe pealt, Heidi lehe pealt. Ja mulle tundusid need muidugi väga ahvatlevad ja uskumatud, et kas tõesti selline asi on võimalik. Ja tol hetkel ma olin, ütleme, suht närviline. Ma läksin kui ma endast välja läksin, siis ma muutusin mõnikord isegi vägivaldseks, mis ei olnud tore. Ma teadsin, et teadliku teadvusega, et see ei ole hea asi, et ma pean kuidagi selle nagu korda saama. Aga ma ei teadnud, kuidas. Ja kuna ma olin siis seal voodis pikali ja sain rahulikult siis internetis ringi kolada ja Heidiga siis tutvust teha selles mõttes, siis oktoobris ma osalesingi esimesel koolitusel, mis oli siis lastele mõeldud koolitus, lastele ja emadele. See oli ühesõnaga laste tervisega seotud mingi koolitus. Ja ütleme, et sellest ajast alates on tegelikult hästi palju muutunud ja sellest ajast alates ma olen hästi palju siis Heidiga asju läbi teinud, koolitusi läbi teinud ja ütleme selles mõttes koostööd teinud. Et samuti sel ajal ma ei olnud, kuna ma olen nagu ettevõtja, siis sel ajal ei olnud mu ettevõttes nagu midagi suurt toimumas. Et meil oli kogu aeg selline pingutamine selle nimel, et talve üle elada, kuna me tegeleme siis aiakujunduse, aedade rajamisega, siis võid ette kujutada, et talvel nagu suurt midagi teha ei ole. Aga see kõik muutus. Jah, väga lihtsalt muutus. Ja viimase aasta jooksul, siis kus ma olen Heidiga koostööd teinud, et ja nende probleemsete teemadega just, mis minu probleemid olid ja mida ma tahtsin nagu muuta. Et eks neid teemasid on veel, et neid ei saa nagu korraga kõiki korda teha, et see on nagu etapiline asi. Aga nende teemadega, millega ma siis töötanud olen, et nendes osades on muutus olnud, ma ei tea, vähemalt 100%. Et ma tooksingi välja sulle siin praegu, ma kirjasin 6 punkti, mis ma tahtsin kindlasti nagu ära mainida. Et kindlasti ma olen palju rahulikum. Ma usaldan ennast ja enda tegusid. Et ma ei pavista enam selle pärast, et kas ma saan näiteks talvel oma töötajatele palka maksta. Siis minu lapsed on terved. Anna kinnitab fakti, jah. Aitäh. Siis mu lapsed on terved. Sellest ajast alates mu lapsed olid varem, käisid ikkagi, ütleme, mitu korda olid ikkagi haiglas, kus nad pidid mitu päeva haiglasse jääma. Aga sellest ajast alates, kui ma selle koolituse läbi tegin, siis mingeid suuremaid asju enam ei ole üldse olnud.
ja nüüd saime ka põhimõtteliselt korda selle, et ei ole enam isegi köhasid nohusid. Et mingeid väikseid asju ainult, miniasju, noh. Et ma tean, et paljud vanemad on väga kimpus sellega, et lapsed on haiged ja mu enda tutvusringkonnas on palju neid, kellel on siis lapsed haiged. Siis ma võin julgelt öelda, et ma olen tegelikult väga edukas ettevõtjana. Eksperdi staatuse olen nagu endale saavutanud ja seda ma näen iga päev oma tegevuses, kus ma saan tegelikult tagasisidet enda tegemiste ja oma töö kohta oma klientidelt. Ja minu ettevõte on tegelikult kasvanud eelmise aastaga võrreldes tänaseks juba 6 korda. Et täna on meil oktoober, on ju, et see on tegelikult meeletu kasv ja ilma Heidi abita see ei oleks kindlasti võimalik olnud. Ma tean seda. Siis kindlasti on tähtis ka see, et ma nagu suudan pere kõrvalt seda asja kõike teha. Et see on täiesti võimalik, et jääb aega pere jaoks, jääb aega ettevõtte jaoks, jääb aega mingiteks muudeks tegevusteks. Siis üks asi on ka see, et ma olen enda pereliikmeid, enda tuttavaid NPA-ga aidanud ja tulemusi saanud. Ma olen aidanud nii otse kui ka siis läbi, ütleme, kaugmeetodi teel. Et seda on ka Heidi õpetanud ja see on väga lahe ja võimas meetod tegelikult. Ja lihastestimise kohta ma ütlen niimoodi, et seda ma kasutan ka igapäevaselt. Sellega näiteks ma testin välja, et kas teha midagi või mitte teha. Ka ettevõttealaselt, kas teha mingeid otsuseid. Eelmine nädal oli just selline juhtum, kus üks klient kirjutas, et pakk ei ole jõudnud kohale. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas ma selle paki nüüd üles leian, et oli vaja sinna Omniasse sisestada see paki number. Mõtlesin, et kuidas ma selle paki üles leian. Õnneks mul oli see õige kviitung alles, kus oli peal siis, ütleme, 15 erinevat seda paki numbrit. Aga ma ei tahtnud nagu aega hakata kulutama selle peale, et ma need 15 numbrit kõik lihtsalt läbi tipin, sest et see on ikka meeletu. Need numbrid on, ma ei tea, mitu numbrit, seal on vähemalt 10 numbrit reas, et ühe paki number on ju valmis saab. Ja siis ma testisin välja, milline see õige pakk on ja esimese katsega ei õnnestunud, aga teise katsega sain selle numbri kätte. Ja see oli nagu selline vau-elamus jällegi, et näe, kui ägedalt see ikkagi töötab. Võt. Et kui sa tahad enda ellu mingit muutust kiiresti ja lihtsalt, siis ma kindlasti soovitan mingil kas kursusel või mõnel membership'il osaleda, sest et see muutus on lihtsalt ulmeline. Ja ma tean seda, mul ei ole ühtegi nagu asja, millega ma suudaks seda ümber lükata, et see ei ole võimalik. Minu jaoks on nagu toimunud selliseid asju, mida ma enne ei oleks arvanud, et on võimalik. Isegi mu mees ütles täna, et kui sa oleks mulle 2 aastat tagasi öelnud, et sa hakkad mingit Facebook live tegema, siis ta oleks mind kuu peale saatnud. Et see ei oleks nagu võimalik olnud, et sa ikka ei tee niisugust asja. Aga nüüd on see võimalik täiesti suvalt, täiesti vabalt. See siis nähtavuse osas. Et ma olen osalenud siis ka äri mastermindi kursusel, et see oli nagu üks väga suuri ja võimsaid kursusi, mis on igat oma senti väärt, iga päev. Vot, aga kui sa tahad muutust ja kui sa tõsiselt tahad, et kui see valu, mis sul on või probleem on veel nii pisike, et sul on nagu ükskõik, kas ta on või ei ole, siis ei ole mõtet sul seda teha. Aga kui see valu on nagu juba ikkagi nii suur, et sa ei taha sellega enam edasi minna, siis võta ja tee see ära. Sest et see on võimalik. Ja sellepärast, et see on tegelikult tehtav ja lihtsalt tehtav. Et sa ei pea selleks mingit hulluteadust tegema või ma ei tea, midagi välja mõtlema. Et see on juba välja mõeldud ja selleks ei pea midagi hullu tegema. Vot, aga ma soovin teile kõigile ilusat õhtut ja tehke siis ilusti väljakutset edasi. Tšau!
nii et väga inspireeriv, eks ole, nii et tõesti väga-väga äge, et Maria need videod on siia jätnud, onju. ja ma vahepeal lähen korraks Youtube'i kanalile, et kui sa veel ei ole kursis, mul on Youtube'i siis kanal Heidi Blumberg, onju. ja mul on siin ka siis, ma proovin, et äkki ma saan siit selle ühe vahepealse Maria tagasiside kätte. nii et kohe vaatame, kas mul õnnestub see sulle siit leida. et siin on meil playlist ja kui meil on kohe playlist, peaks olema tagasisidet, nii et ma kohe vaatan, kas meil on siin selline tagasisidede playlist. Näed, täitsa olemas. This AI tool jah, see jääb mul reklaam ka veel. et will laseme take your korraks. idea and create a complete book, Kohe complete with laseb skippida design, seda asja siin. images, layout, nii, everything. jah, nii et vaatame siin listis korraks, et kas ma leian üles selle tagasiside, mis ma siin teises programmis ära kaotanud olen. et äkki õnnestub mul ta siit üles leida. aga ma arvan, et sul on päris palju ahhaasid juba, onju, et kui sa siin kuulad neid erinevaid tagasisidesid ja see on hästi tore näha, mul endal ka on natuke sassi läinud, siin küll proovisin neid, rittasin neid tagasisidesid panna, aga nad ei ole väga õiges järjekorras hetkel vist on ju natuke sassis siin mõni tagasiside, aga igal juhul väga inspireeriv, ma arvan kuulata neid tagasisidesid, et sa võid ka julgelt see video alla panna, et mis mõtted sul tulevad neid videosidesid tagasisidesid kuulates, et mida sa märkad nagu, mis muudatusi Maria tegelikult oma ellu on toonud. et ma arvan, et need on päris palju. nii, et sa võid tulla jah, vaadata siit neid tagasisideid, ma kahjuks ei leia seda üht tagasisidet, ma pean vaatama, äkki on meil kuskil teises kataloogis, aga siis pole hullu, see oli üks pisike tagasiside, millegipärast ta praegu ikka ei taha meil mängida, ma vaatan, äkki ta nüüd on ära läinud. ei taha praegu mängida seda jah. nii et see oli ka üks pisike tagasiside, aga ma ei ole juhtuvast midagi, kui sa siis ei näe seda. nii et võtame siis järgmise tagasiside Marialt, et sa näed, et mida ta siit siis toonitab, et edu alati jätab jälgi, nii et kuula hästi hoolega, mida Maria siin videos räägib. tere, mina olen jälle Maria siin ja ma tahtsin veel jagada ühte tagasisidet, et kuidas siis teised näevad seda muutust, mis ma olen läbi NPA ja lihastesti siis saavutanud. et see muutus võib ju endale olla selline, et et juhus oli selline, et nagunii oleks pidanud nii juhtuma või et täna oli hea päev, onju. ma räägin ühe loo enda muutusest, mis oli nüüd septembrikuus, kus mu raamatupidaja, kes on muideks ka sellel väljakutsel, helistas mulle või tegelikult mina helistasin talle ja siis tema ütles, et kuule, Maria, et sul on septembris nii palju arveid, et tavaliselt sul nii palju ei ole, et kuule, mis sa teinud oled, et ma pean vist sul hinda tõstma, et mul läheb sellega ikka päris kaua aega, et neid arveid nüüd sisse toksida. ja siis ma ütlesin, et tead, et kaks asja, üks on ju Heidi Blumberg ja teine on siis Facebook Live. ja siis ta mõtles, et Heidi Blumberg, et mis mõttes Heidi Blumberg. ja siis ma seletasin talle, et sa ju tead, et ma tegelikult juba tükk aega Heidi Blumbergiga nagu koostööd teen. et osalesin seal äri mastermindil ja tegelikult sulle ka rääkisin, et see aitab tegelikult väga palju edasi ja siis tol ajal sa mulle ütlesid, et noh, jah, kui see sind edasi aitab, siis võid ju teha, onju, aga noh, ega nagu sind see ei huvitanud selles mõttes, kui sa saad nüüd aru, mis ma mõtlen. ja siis nüüd ta nagu nägi, et mis nagu toimunud on, sest ta nägi seda selle suure koguseliselt, mis nagu sisse oli tulnud. mitte just nagu rahana, vaid just nende arvete kogusena, mis juhtunud oli. ja seda ta ei oleks võib-olla üldse märganud kuidagi muul viisil, kui ta ei oleks nagu nii sees
selle ettevõtte süsteemis, et ta näeb, mis seal nagu toimub. Ja siis ta ütleski, et nüüd ta on hakanud neid arveid nagu rohkem vaatama, et mis ma seal teen, et kuigi ta varem toksis neid sisse ka, aga nüüd ta siis näeb, mis ma olen siis teinud või kus ma olen siis käinud. Et see oli nagu selline huvitav koht, kus tal klikkis ära, et mis siis nüüd juhtunud nagu oli. Et ma ei olnud ju neid kliente kuskilt nüüd selles mõttes endale sisse ostnud või kuskil krabamas käinud, vaid see oligi see, et need blokid, mis olid peal enne, et need on nagu ära töötatud, ära lahendatud. Ja neid enam ei ole. Ja siis selle tegutsemisega, selle motiveeritud järjepideva tegutsemisega on siis tulnud selline tulemus, mida aasta tagasi ma ei oleks suutnud elu sees ette kujutada. Vot, et ettevõtluses on see, mida Heidi pakub, ärimentorlus, üks hindamatuid asju, mida võib-olla tavaline ärimentor ei suudaks nii hästi pakkuda. Sellepärast, et Heidi näeb nagu rohkem asju kui tavalised ärimentorid. Ja ma olen isegi T-HR Weckeri tiimile öelnud, et ma praegu nendega ei saa tööd teha, sest et mul ei ole praegu nii palju aega, sest et ma keskendun praegu Heidiga töötamisele. Vot, seda ma tahtsin teile kindlasti jagada, keda see äripool rohkem huvitab. Et mina olen sellega enda äri saanud väga palju kasvatada. Okei, aga siis näeme webinaril. Tšau! Ja, et päris äge, et T-HR Wecker tiimiga ei saanud töötada, sest Maria töötas Heidiga, nii et väga inspireeriv edulugu ja tihti ongi see väline proof tuleb, et mingid sellised asjad juhtuvad. Et minu arust see on väga-väga äge ka sul kuulata ja aru saada, et see tegelikult ka juhtuvad need asjad, kui sa teed neid asju. Nii, aga siis veel järgmine siin tagasiside, mis on, nii et vaatame siit. Maria jälle räägib. Kolme aasta jooksul, mis ma Heidiga koostöös olen saavutanud ja ma tunnetan nähtavaid tulemusi, on kindlasti minu enese nähtavus, minu ettevõtte nähtavus, kindlasti seeläbi ka käive kasv, siis sissetulekute kasv äri osas, minu enda enesekindluse kasv. Ma julgen näiteks täiesti võõrastele inimestele teha videoid, videokoolitusi. Ja eraelus võib-olla kõige tugevamalt ma tooksin esile just selle, et ma olen töötanud ka oma lastega ja laste tervetena püsimisega. Ehk siis mu lapsed on siiani olnud, ütleme 3 aastat tagasi ma tegin ühte koolitust ja siiani on lapsed terved, ehk siis 3 aastat ei ole praktiliselt mu lapsed haiged olnud. Ehk siis need on sellised muutused, mis on tulnud järjepideva töö tulemusena, aga need on tulnud ikkagi suhteliselt kergelt. Et kui sa tahad ise katsetada, ma olen seda enne ka jaganud, et kui sa tahad ise katsetada, siis saab igat moodi ise kõik läbi kolistada, kõik need ämbrid. Aga kui sa tahad kedagi enda kõrvale, kes ütleb sulle, mida sa tegema pead, mis järjekorras sa tegema pead, siis Heidi on selles mõttes ütleme, ideaalne lahendus. Ma olen käinud ka teiste coachide juures, välismaiste coachide juures ja väga suur erinevus tulebki sisse sellest, et Heidi teab, mis sul parasjagu vaja on. Teised ei näe seda nii hästi. Teised coachid, kes ei ole siis nii-öelda selgeltnägijad, aga Heidi väga suur boonus ongi see, et ta teab, mida tuleb järgmiseks teha. Ja selle üle ma olen talle väga-väga tänulik. Ma olen väga tänulik talle, et ta üldse on pildis olnud, et ma olen ta leidnud ja mina ise samamoodi leidsin tema tegelikult internetist ja neid tagasisidesid kuulates. Ehk siis praegu on nii-öelda minu panus ka see, et ma annan teistele tagasi seda julgust, et kui sa mõtled, mida sa sellest saada võid ja mõtled, et okei, et ma ei tea, kas see on minu jaoks, siis mina tol hetkel, kui ma otsustasin Heidiga koostööd alustada, siis ma endalt küsisin, et mida mul tegelikult kaotada on.
mida mul on kaotada, kui see tõesti tõsi on, mida teised räägivad, siis mul on kas siis võita see väga suur muutus või siis võita ka tegelikult see kogemus. Ja ma otsustasin ja see otsus oli väga õige ja siiani ma ei ole seda otsust pidanud kahetsema ja ma siiani töötan Heidiga edasi. Mul on suur hea meel, et selline koolitaja on Eestis eesti keeles olemas. Aitäh! Nii et vot siukene tore, et tõesti sellepärast Maria on neid tagasisidet ka teinud, et sind aidata selle kohta. Ja siis me oleme ka ühiselt igasuguseid asju teinud, me oleme ka ühiselt teinud Mariaga vipp-päevi, me oleme teinud arutelusid ruumis, me oleme teinud sellist asja, et seda ma pakun samamoodi, et kuna ma Eestis olen, siis seda saab ju teha, nii et siin üks tore video, mis me kahekesi tegime. Nii ja hei sulle ja minuga on praegu siin Maria. Maria, äkki sa tutvustad teile paari sõnaga? Ja mina olen Maria, mina olen siis aiakujundaja, kauni aia coach ja aitan siis inimestel luua endal siis sellist ilusat imelist aeda täiesti enda jõududega, ehk siis tegelikult igaüks on võimeline endale ilusat aeda looma, kui ta teab, kuidas see asi käib. Yes. Ja tegelikult ma tahtsin Mariaga hoopis rääkida, teha sellise webinari, kus me räägime siis sellest raamatu ilmumise protsessist. Et me oleme siin täna kontoris tegelenud selle raamatu nii-öelda turunduse mäppimisega ja täna 7. veebruariks, kui me seda salvestame siin. Nii et me mõtlesime, me teeme sellise webinari, kus me avame nagu seda, et kuidas see raamat üldse kohe poelettidele jõuab, on ju? Ja kuidas on olnud see teekond, kuidas see raamatu teema üldse tekkis ja kõike seda, mis sellega siis kaasnes. Ja räägime ka neid valupunkte, mis üles tulevad või mida oleks tahtnud juba varem teha. Just, ja. Tegelikult neid asju, mida oleks varem tegema, tegelikult tuli Maria enne päris mitu asja. Ja, absoluutselt. Ja sul tuleb ka, kui sa webinari tuleb meil sulle üks boonus. Ja see boonus on see, et sa võid tulla Maria raamatu test lugejaks, kui sind huvitab aiandus. Kas on nii, Maria? Ja, absoluutselt. Okei. Nii et anna mulle teada, kui sa tahad webinaril osaleda ja Mariaga rohkem tuttavamaks saada. Ja tõesti minul on see raamatu käsikirja mul juba siin, mida me juba teeme siin ja mida ma siis luban, et ma hakkan täna juba siin lugema. Aga see on tõesti väga äge, et sa saad tulla ja tõesti kuulda, et kuidas see raamatu ilmumise protsess on. Siis Maria, see on sul esimene raamat, on ju? Täiesti esimene, jah. Täiesti esimene. Et see tähendab seda, et sa saad, kui sina ka mõtled raamatu kirjutamisest, siis see on nagu mega hea võimalus küsida siis Marialt, kes seda ise praegu läbi teeb. Ja võib-olla, kui me tulevikus ka räägime, siis võib-olla tuleb välja, et mida oleks võinud teha või mis olid nagu üllatuse momendid, on ju? Jaa, absoluutselt. Okei, aga siis ma panen selle webinari lingi siia alla ja mul on hea meel, kui sa tuled osalema. Jaa, mina ootan absoluutselt ka osalejaid ja testgruppi siis ka osalejaid. Jah, tšau! Tšau! Nii et see oli tõesti suur asi, kui me tegime seda raamatut ja see raamat sai Eestis bestselleriks ja siiamaani, kui sa lähed Polosse rahvaraamatusse, küsid Maria Palusalu raamatut, saad seda osta või Maria koduleheküljel samamoodi pane Google'isse Maria Palusalu, kohe saad raamatu info kätte, nii et see oli nagu suur läbimurre ja see webinar on minu arust ka siin Kiire elumuutuse podcastis järel kuulatav, kui sa tahad kuulata. Nii et siin on ka siis see raamat tõesti sai väga hea eduloo, nii et Maria andis mulle siis ka selle kohta, kui see juba oli kõik juhtunud, siin on siis see tagasite video, kuidas see raamat siis sai bestselleriks, nii et kuula siit. Tere, mina olen Maria Palusalu ja sel aastal ma kirjutasin enda esimese raamatu. Ma olen aiakujundaja, aitan siis inimestel, aiaomanikel luua nende unistuste aedu, selliseid aedu, mis on pikalt ilusad, mis õitsevad kaua, mis vajavad vähem hoolt. Ja sel aastal, kui ma otsustasin kirjutada oma esimese raamatu, siis ma otsustasin ka seda, et ma tahan, et see raamat oleks edukas. Ma ei tahtnud tavalist raamatut, ma ei tahtnud nii-öelda tavaliselt asju teha ja ma otsustasin ka selle, et ma tahan saada sellist edulugu, et see raamat siis on, ütleme, oma eriala raamatute seas bestseller
ja ma otsustasin ka selleks appi võtta siis Heidi Blombergi, kes aitas mul seda kõike läbi viia ja kes andis mulle siis nii-öelda täpsed sammud, täpsed juhised, kuidas seda kõike teha. Ma ei oleks kindlasti enda mõtete või enda ideede põhjal elu sees seda raamatut esiteks nii kiiresti valmis saanud, teiseks ma ei oleks seda nii edukalt valmis saanud ja sellises koguses valmis saanud. Ehk siis kui kirjastus rääkis mulle alguses, et kui palju, millised on need müüginumbrid, millised on reaalsed müügid erialaraamatutes, siis need kogused võrreldes sellega, mis meil juba praegu trükitud on ja välja toodud on mitmekordse vahega. Ehk siis kui tavaraamat, tavaline erialaraamat müüb kuskil 1000–1500 eksemplari, siis minu raamatu puhul juhtus selline lugu, et esimene trükitigi kuskil 3000 raamatut ja see müüs läbi praktiliselt mõne nädalaga, ehk siis pidi kohe alustama teise trüki väljaandmist, mis oli mulle täiesti selline ulmeline, uskumatu kogemus, sest et see on ikkagi mu esimene raamat olnud, Naadimetsast paradiisiks ja kindlasti ei oleks see juhtunud, kui ma ei oleks Heidi nõu, Heidi ülesandeid, Heidi soovitusi tõsiselt võtnud, ehk siis neid mitte ellu viinud ja siis ei oleks tulnud seda tulemust kohe kindlasti mitte, sest et ma tegin tegevusi, mis olid võib-olla teistmoodi, mida teised raamatukirjutajad teeksid. Ma tegin tegevusi, mida Heidi mulle ütles, need olid lihtsad tegevused, aga samas ka väga suurt sellist mõju avaldavad tegevused. Ja ma olen väga tänulik Heidile, et ma otsustasin, et tema aitas mul seda asja läbi viia esiteks ja teiseks endale ka tänulik, et ma otsustasin selle teekonna temaga ette võtta, sest et ma olin kindel, et sellest võib tulla midagi suurt, aga ma ei uskunud, et see nii suur asi tuleb. Ehk siis tänaseks ma julgen öelda, et see protsess, mis ma oma esimese raamatuga läbi tegin, see oli väga palju oodatust suurem, väga palju sellise positiivsema tulemusega, kui ma arvata oskasin, mis on muidugi väga-väga äge. Ka raamatupoodidelt, kui meil toimusid esitlused, siis ka sealt me saime sellist tagasisidet, et sellist esitlust ei ole veel kunagi olnud, nii palju rahvast ei ole kunagi veel neil esitluste ajal olnud ja käinud. Ehk siis igati selline uudne kogemus, mida ma tahtsin kogeda ja mida ma sain kogeda suuremal, ütleme veel võimendatumalt, kui ma suutsin seda ette kujutada. Ehk siis suur tänu Heidile selle tee eest, teekonna toetuse eest ja nende täpsete sammude, täpsete juhiste andmise eest. Aitäh! Vau, nii et väga tore oli ja see oli kõik sellel ajal, kui Maria ka beebit ootas, nii et tegelikult kõik see läks väga hästi ja isegi paremini, nagu ta siin ütles, et siis ja nüüd on mul siin viimane tagasiside, mis on selle kuu aprillist. Nii et jagan seda ka sulle, jah. Nii et kohe näed. Hei, mina olen Maria Palusalu ja ma tahaksin natuke jagada tagasisidet koostööle Heidiga. Mina olen Heidiga töötanud juba, ma ei tea, 4-5 aastat ja ärimastermindis olnud ka päris kaua, ma ei tea, 3-4 aastat kindlasti. Ja miks ma seal olen, miks ma ei ole nii-öelda neid asju juba selgeks saanud? Asi ei olegi võib-olla asjade selgeks saamises, vaid asi on selles, et sul on alati keegi, kelle käest küsida nõu, kellega arutada mingeid teemasid läbi ja ettevõtjana on alati olukordi, kus
mingid asjad ei toimi, mingid asjad tahavad läbirääkimist või sul on näiteks hästi nagu madalseisud tulevad, et alguses alustad väga suure entusiasmiga, aga siis tulevad madalseisud. Ja selleks on väga hea, kui sul on inimene, kellega sa saad arutada, kes näeb teisest küljest neid asju, kes annab kohe ideid. ja Heidi puhul on see väga hea. Alati, kui ma olen tulnud mingi probleemi või murega Heidi jutule nii-öelda, siis ta suudab alati anda sellise vaatepunkti, mis annab nii-öelda uue lootuse. Ehk siis, kui olukord on väga lootusetu, endale tundub olukord väga lootusetu, siis Heidiga seda läbi arutades tekib miljon võimalust, kuidas seda asja lahendada. Ja selle üle ma olen nagu väga-väga tänulik Heidile, et ta on nagu mulle, meie ettevõttele väga palju toeks olnud just ärimastermindi, aga ka teiste kursuste kaudu. Nii et kui sa tahad enda äri viia kuhugi mujale, nii-öelda teisele tasemele ja üksi seda ei taha teha, üksi ei suuda seda teha, siis kindlasti ma soovitan ärimastermindi, kus on väga palju erinevaid materjale, erinevaid videosid uute asjade õppimiseks, aga mille võib-olla kõige väärtuslikum osa on see, et sa saad tulla kõnele küsima Heidi käest, kui sul ongi mingi probleem ja sa ise lahendust ei näe, siis Heidi näeb neid lahendusi ja ta annab sulle need lahendused. Vot, ehk siis mina olen edasi seal ärimastermindis ja mul on väga hea meel, kui ma saan seal nii-öelda edasi Heidiga koostööd teha. Aitäh sulle, Heidi! Okei, aga siis ongi meie podcast tänaseks läbi. Ma loodan, et see oli inspireeriv. Kirjuta mulle, kui sa tahad ärimastermindi tulla, otsi mind üles Facebookist, Instagramist, LinkedInist, TikTokist. Tule vaata mu sisu, vaata tagasisidet inimestelt või jälgi mind Youtube'is. Soovin sulle ilusat päeva. Tšau.